Tere! Jätkame meie presidendikampaania ja minu nimi on Natalia. Ma tegelen sinu keha ja vaimuga. Läbi keha ma töötan sinu alateadvusega ja holistilise lähenemisega ma toetan sinu tervis paremas seisus. Miks presidendikampaania ja milleks siin on massaaž ja tervis? Väga lihtne. Oma minevikus ma töötasin rohkem kui 10 aastat poliitikas, kõrgemates ametites. Peale seda ma töötasin suuremates rahvusvahelistes korporatsioonidest ja minu hobi oli alati psühholoogia, meie keha, meie kehalised võimud, aromiteraapia ja kõik need teadmised ma kogusin. Siis ma tegin ühe kooli veel või sain ühe diplomi veel. Ja nüüd tänaseks minu hobi kasvas selleks, et mina igapäevaselt tegelen kehaga, kehateraapiaga ja aidan inimesi tunda ennast paremini. Miks presidendikampaania? Sest kuna minul on kogemus pika aja jooksul töötada poliitikas, äris, siis ma saan väga hästi tunda need süsteemid, võtta neist parimad osad ja kasutada seda meie tervise heaks. Ja oma kursusega, mis me teeme praegu 12 tervisesüsteemi, selle kursusega ma tõestan sulle, et sina saad kõige parem president oma riigile, oma kehale. Kui sinu keha on sinu riik, siis sina võid olla kõige parem president oma keha jaoks, oma riigi jaoks. Ja sa saad olla autoritaarne, ainult sinust sõltub kõik. Sinu kõik otsused, sinu kõik käitumised mõjuvad sellele, et sina saad olla kõige parem, kõige uhkem, kõige atraktiivsem president oma riigi. Ja sa tead, et iga eduka mehe taga on tark naine. Täpselt sama iga eduka riigi taga on tark president ja tema professionaalne tiim, kes toetab teda ja aitab liikuda sinna suunda, kus on valitud eesmärgid. Ja kui ma ühendan kõik need teadmised, poliitika, äri ja meie tervisesüsteemid, siis on väga lihtne tuua näidet, et näiteks meie elame maailmas ja meie ei saa ignoreerida seda kõige, mis meie ümber toimub. Samas hulgas on ka poliitika. Ja kuna meie ei mõjuta väga poliitika peale, muidu meie ei saanudki valitsemisele minna, sest meist väga palju ei sõltu. Ja on targem juhtida seda, kus meil on 100% võim ja see on meie keha. Ja sina saad olla kõige parem president. Ja kui sina saad hakkama juhtida oma tervis, oma elu, siis sa saad kõigega hakkama saada ja sa saad ükskõik milline riik juhtida või äri või ettevõtte, sest sina said hakkama iseendaga. Ja nagu sa tead, Eestis on 12 ministeeriumit. Meie tervisel on 12 tervisesüsteemid. Ja me hakkame neid võrrelda ja kui vaatame tervisesüsteemid, siis tänane teema on hingamise süsteem ja seda saab võrrelda kliimaministeeriumiga, kus kliimast sõltub kogu meie tervis ja kõik süsteemid, või muudatused, mis meie kehas toimuvad, nad sõltuvad ka sellest, mis meiega on toimunud. Ja me vaatasime eelmisel kohtumisel meie veresoonte süsteemi, meie närvisüsteemi ja meie endokriinsüsteemi. Ja täna vaatame hingamise süsteemi. Ma valmistasin ja võtsin endale ka mõned märkmed, et
täna me saime rääkida ja olla palju efektiivsem ja kasulikum sinu jaoks. Ma teen endale märkmeid, et ma ainult räägin tähtsamatest asjadest, et meie ei raiska sinu ja minu aega. Selleks, et selgitada, mis tähendab hingamise süsteem, ma vaatasin Google'is ja mis ta kirjutab. Hingamise süsteem aitab meid hingata. Meie kopsud võtavad hapniku õhust ja saadavad seda meie vereringele, aga see hapnik, süsihapnik, mis tuleb meist välja, mis ei ole meie jaoks vajalik, ta läheb välja meie kehast. Ja kui ma vaatasin seda selgitus, ma ei saa nõustuda sellega, et see süsivesik, mis me hingame välja, ta ei ole meile vajalik. Ta on väga vajalik meile, sest kui me hingame sisse ja rikastame oma tervis hapnikuga ja kõige vajaliku ainetega, mis vajab meie keha, meie sisemised organid, siis need jäägid, mis meil ei ole vaja, kõik see viib välja süsihapnik. Ja miks see ei ole kasulik? Muidugi see on väga kasulik, siis kui meie ainult hingame sisse, tarbime ja midagi ei anna välja, hakkame vaikselt seisma jääda ja nagu prügikast, kui kaua meie ei vii prügi välja, siis hakkab haisema. Täpselt sama meil arendavad haigused ja hakkame haigestuma ja haisema ka. Ja kui ma uurisin hingamise teema, ta on minu jaoks on väga huvitav ja väga kasulik seansside ajal hingamise praktikat. Ma vaatasin ka nagu erinevad tähendused, kes kuidas seda nagu tõlgendab ja annab oma nägemus, mis tähendab meie jaoks hingamise süsteem. Ja mulle meeldis üks selline selgitus, et hingamise süsteem, see nagu kahesuunaline protsess, et ühes küljes meie võtame sellest õhkkonnast, mis on meie ümber, võtame kõige parimat enda sisse, siis me segame seda iseendaga ja kui me hingame välja, me anname enda poolt meie mingi osa sellele, mis meid ümbritseb. Ehk see on selline nagu kahesuunaline protsess, kus me vahetume meie väärtused, hapnik ja süsivesik ja sellega me saame rikastada kas või oma tervis või üksteist, kui see kahesuunaline vahetus ei ole ainult õhk, aga meie teadmised, meie käitumised, meie emotsioonid, see on niikuinii kahesuunaline. Ja ma vaatasin natukene statistika ka, või mitte statistika, numbrid. Meie kogu elu jooksul keskmiselt meie teeme 670 miljonit hingamise sisse. Kujuta ette, kui palju. Ja ajaga või meie ajalugu maa peal meie oleme palju muutunud ja kui vaadata inimesi meie maa peal, meie maakeras, inimesed on väga erinevad ja kui sa vaatad, sa nagu kohe esimese pilguga enam-vähem saad aru, kust kandis see inimene tuli, ma ei tea, Hiinast, Brasiiliast, Aafrikast, Ameerikast. Et seda kõike me saame nagu lugeda meie välimusest ja kuidas me seda loeme või kuidas meie oleme muutunud selliseks, et meid saab lugeda, kust kandis me tulime. Näiteks, kui on külm kliima, siis ajaga, aastatega, 100 000 aastatega meie keha kuju on muutunud ja kui on külmas kliimas, meie nina läks pikemaks, sest meie ninas on filtrid,
mille kaudu meie filtreerime kõik õhk, mis tuleb sisse, et mingid pisikud ei tule sisse ja samal ajal meie soojendame see õhk, et meie ei tee endale karuteene ja ei jää haigeks. Ehk meie nina, kui on külm kliima, siis meie nina läks pikemaks selleks, et jõuab õhk soojendada ja filtreerida hästi nii, et meie jääme terveks. Meie nahk muutis heledamaks. Kui me vaatame kliima või need piirkonnad, kus on kliima palju soojem, siis nende inimestel on nina lühem ja rohkem selline mitte sirgem või väiksem. Ja samal ajal nahk on muutunud tumedamaks, et kaitsta nahka, kaitsta keha päikese eest. Kuna inimesed hakkasid arendada ja kui kunagi sai dinosauri kätte, tapis ära, sõi ära, siis meil pidi olema meie hambad ja kõik luud nii tugevad, et me saaksime hakkama seda toidu ära näärida ja alaneelada. Ja tol ajal inimestel oli hästi tugevad hambad ja tugev need luud, et me saaksime jääda ellu. Arendamisega, kui inimesed hakkasid juba oskama teha toidu, soojendada, säilitada, teha mingid pudrusid, siis vastavalt vajadustele meie keha hakkas muutuda. Ja millised need muutused? Et meie tšellust ei mäleta kuidas, aga ütleme see kehaosa läks nagu pikemaks ja ettepoole. Meie hambade joon läks kitsamaks ja hingamise teed, see kaar, mis meie suus on, see kaar läks kõrgemale. Mida see tähendab? Et meie inimeste nina ja hingamise teed läks kitsamaks ehk tänane inimene saab palju vähem õhku, kui see kunagi 100 000 aastat tagasi inimestel oli. Seda me võime vaadata ajaloost ja muuseumis või raamatutest, millised kehakujud ja näo või peakujud inimestel olid. Ja kui vanasti oli vaja jõuda korralikult hingata, et jõuda joosta dinosauri järgi, et püüdma endale toidu või põgeneda dinosauridest, siis ninaaugud ja nina oli suurem, et me saaksime rohkem hingata sisse, et hapnik läheb meie kehasse, rikastab hapnikuga ja toidab meie rakud ja annab energia. Tänu sellele, et meil oli selline kehaehitus. Täna meil ei ole põgeneda dinosauridest, meil on vaja jõuda tööle, jõuda õigel ajal. Aga selleks ei ole vaja nii suur ninaaugud ja teine kuju ja vastavalt meie vajadustele meie keha läbi aastate on muutunud. Siis meie huuled läksid kitsamaks ja keel läks natukene tagapoole selleks, et me saaksime meie hääled ja väljaütlemised paremini välja ütlema. Ja see tuli ka sellega, kui inimesed hakkasid arendada oma kõnekeel, erinevad keeled ja tänu sellele, millised keeled inimesed kasutavad, kus nad elavad. Vastavalt sellele see osa on ka muutub vastavalt vajadustele. Ja kui me vaatame uuringut, mis on kehaga muutunud, mida rohkem me sööme pehme toidu, pudrusid, kõik nagu fresh'id või toit, mida ei ole vaja näärida, seda nõrgemaks muutub meie keha või meie nägu struktuur. Ja mida see tähendab? Hambaarstid võivad sellest palju rääkida, et hambad ei ole nii terved, see suu ei ole nii tugev
ja hambaarstid ka soovitavad võtta rohkem kõva toitu, et treenida oma hambad, igemed, selleks, et me saaksime kauem olla oma hammastega, mitte proteesidega. Et see ka sõltub palju sellest, mida me sööme. Ja olid eksperimendid. Ma võtsin, ta on hästi selline raske eksperiment oli, et üks teadlane, ta võttis makaki. Ta võttis ahvid, sorteeris neid 2 gruppi, üks grupp jäi elada nii, nagu nad elasid ennem seda. Teine grupp, ta tegi ahvidele operatsiooni ja pani silikooni klambrid ninnaauku nii sügavale, et nemad ei saanud ise nagu välja kaevata ninast ja nad pidi hingama ainult suu kaudu. Ja siis ta hakkas neid jälgida. Mis hakkas juhtuma nende ahvidega, nende hingamisega. Nende hambade joon või kaar läks kitsamaks ja olid deformeeritud need luud, siis nende näod läksid pikemaks, muutis elu jooksul, 6 kuu jooksul muutis nende näokuju, siis nende lihased läksid või muutusid sellised nagu pehmemaks ja innetuks, et need lihased ei olnud nii tonuses ja ei olnud nii head nagu tavaahvil. Ja 2 aasta jooksul, mis juhtus nende ahvidega, et 2 aastate jooksul nad läksid paksemaks, nende hingamise läks nagu selline nagu ülemine, mitte täiskopsudega, aga ainult selline nagu kiire ja ülemine hingamine. Nende vererõhk tõusis ja enesetunne neil oli palju nõrgem kui teistel ahvidel teises grupis. Kui nad tegid uuesti operatsiooni, võtsid seda silikooniklambrit ninast välja, ainult poole aasta pärast hakkas vaikselt taastuma seesama seis nende tervisega ja nende kehakujuga, nagu oli ennem operatsiooni. Ehk meie keha või ahvide keha sellel juhul ahvide keha hakkas muutuda, et jah, meie usume või raamatud kirjutavad koolis, et kondid, kui on arenenud, siis on kõik. Aga tegelikult meie kogu elu jooksul meie kondid ja meie kõik kehakujud võivad muutuda vastavalt sellele, mismoodi meie elame ja mismoodi meie mõjutame oma keha peale ja oma tervise peale. Ja ainult 6 kuud oli vaja selleks, et kõik muutused tulevad tagasi. Pole paha. Jah, see päris karm selline eksperiment oli, aga tegelikult ta näitab seda, et meie keha on väga tark ja andekas ja ta on valmis kõige teha selleks, et me saaksime ellu jääda ja saaksime hingata, elada, seedida ja paljuneda, et meie keha teeb selleks kõige. Ja kui me vaatame hingamise süsteemi, siis mida ta teeb, et me hingame hapniku sisse, läbi hingamise teed, see läheb kopsudesse, sealt kaudu verega läheb hapnik meie üle keha, meie sisemiste organite juurde, rikastab meie sisemised organid hapnikuga ja vajaliku ainetega ja siis kui me hingame välja, siis need molekulid, mis tulevad süsivesikuga, kui ma õigesti seda nimetan, lähevad välja ja viivad kehast välja seda, mis meil ei ole vaja. Ehk meie saame iseennast puhastada, et meie inimeste kehasüsteem on päris iseseisev, et me võime
kõike filtreerida, puhastada, rikastada ja see on selline tsükkel, mis aitab meid tunda ennast hästi ja terved. Kuidas see hingamise süsteem töötab, et meie ninas on sellised filtrid, nad on pisikesed sellised nagu käed, mis püüavad kinni kogu pisikud, viirusid, infektsioonid, kõik, mis tuleb mitte vajalik meie kehale, nad kohe neid püüavad kinni ja viivad seda välja. Ehk see on väga oluline puhastada nina, hoolitseda oma tervise eest, et kui jääme haigeks, sest kõige oluline jõuda siin oma kehale aidata, et see ei lähe allapoole ja ei lähe meie kopsudesse. Ja pean välja ütlema, aga olen kindel, et sa seda tead, mis võib rikkuda meie hingamise süsteemi. Ainult 4 punkti, mis on kõige tähtsamad, aga need on need punktid, mida sina saad ise reguleerida, valida ja mõjutada. Punkt number 1, suitsetamine, et jah, kui inimene teeb suitsu, kas see on aktiivne või passiivne, lihtsalt hingame sisse, kui keegi kõrval teeb suitsu, siis see rikub meie need limastikuteed, meie filtrid ja see läheb edasi, nagu teeb nõrgemaks meie hingamise teed ja meie kopsud. Siis on, kui on must õhk, et vaata, kus sa elad ja kui see õhk ei ole nii hea, siis võib-olla tuleb ümber vaadata ja muuta oma elukoht või oma trennikoht või kus sa hingad, sest kogunemisega see vaikselt, et võib-olla ükskord hingad mingi haisu sisse ja ei juhtu midagi, aga tegelikult läbi hingamise me võime koguda ja üks hetk see võib välja tulla haigemisega. Siis on allergiad ja infektsioonid, 3. punkt, mis mõjutab meie hingamise süsteemile, et tänasel päeval on väga palju erinevaid võimalused, kuidas saab reguleerida oma enesetunne, kui on allergia. Jah, ma tean, allergia on vastik ja vahest see ei ole nagu ravitav, aga saab toetada oma tervist sellel tasemel, et sina saad hingata, filtreerida ja toetada oma keha nii, et see ei süveneks. Ja viimane punkt number 4, see on meie keha kuju või meie keha seisak, kuidas meie hoiame iseennast, et kui me ei istu sirgelt, nagu tänased päevased lapsed niimoodi telefonis seisavad, see mõjutab, et meie kopsud ja meie ribid lähevad nagu umbseks ja nad ei saa korralikult hingata. Meie diafragma ei saa ka hästi tööd teha, sest siin on kõik nii pingesed. See diafragma ei tee oma tööd, ei saa aidata meie kopsudele hingata hästi. Ja selleks, et iseendale aidata, et lihtsalt mäletada sellest, et hoida selg sirgeks ja toetada oma tervist läbi harjutuse. Aga mis veel saab teha selleks, et toetada ja midagi kerget, mida saab teha oma tervisele, et hingamise süsteem töötaks meil korrektselt. Füüsilised harjutused. Ja füüsilised harjutused ei ole vahet, mida sa teed, kas see on joga või see on jõusaalis või see jooksmine väljas või suusatamine. Ükskõik, mida sa valid, see on hea sinu tervisele spordi tegemisel. Ja kui sa
paned tööle korralikult see kardiosüsteemi, et vereringe läheb kiiremini tööle, lümfisüsteem läheb paremini tööle ja siis hingamisega sa saad filtreerida ja ventileerida oma mitte ainult kopsud, aga kogu keha, sest sa rikastad hapnikuga kogu oma keha. Järgmine, mida saab teha, see on hingamise praktikad, et lihtsalt harjutused, mis ei võta palju aega, aga kui teha neid regulaarselt, sellega sa saad tugevdada ja õpetada oma keha olla tasakaalus. Näiteks, kui me vaatame, mis kehas toimub, kui on stress. Kui minul on stress, siis süda lööb tihemini, vereringe jookseb kiiremini, meie neerud, kehaneerud produtseerivad hormoonid, mis aitavad ellu jääda stressi või ohu olukorral. Ja meie hingamine läheb nagu ülemine, mitte nagu täiskopsudega, aga ainult selline ülemine. Ja meie pea enam ei saa töötada täiega, et ta töötab ainult režiimis, tuleb ellu jääda. Ja selles režiimis meie ei saa teha adekvaatsed ja õiged otsused, õiged käitumised ja kuna emotsioonid võtavad enda peale võimu, siis ainult selline käitumine ei aita väga palju sind. Teine osa, kui on stress, teine, kui ma olen täiesti rahul, mul on kõik hästi, ma tunnen ennast hästi, mul elus kõik on hästi, kas või see on meditatsioon või ma lihtsalt oskan ennast niimoodi tunda, sest selleks on mul põhjus. Kui ma tunnen ennast hästi, siis hingamine läheb aeglasemalt, vereringe läheb normaalse tempoga, lümfisüsteem töötab korrektselt, minu närvisüsteem töötab harmoonias vastavalt sellele, et ta teeb korrektselt oma tööd ja neerudele ei ole vaja produtseerida need hormoonid, mis annavad signaali ajule, et on vaja ellu jääda iga hinnaga. Ja mida see tähendab, et minu hingamine on rahulikum ja aju saab teha õiged otsused ja teha kõige parimad valikud, mis minu jaoks sobivad. Ja kuidas edasi elada selle infoga? Okei, sa tead, et kui stress, siis elujäämine režiim, kui oled rahulik, siis hingad aeglaselt, aga mida me saame sellega teha? Kui sinul on stressiolukord või minul on stressiolukord, sellel ajal tuleb lihtsalt tuletada endale meelde, et hingamine, aeglustada hingamine. Kui me aeglustame meie hingamine protsess, siis sellel ajal meie aju saab mingi signaali, et mis toimub, et nagu stress, aga see inimene on rahulik, ehk ei ole vaja stressida, ei ole vaja need stressihormoonid ja siis keha läheb nagu iseennast nagu rahustab. Ja stressi olukorral sa saad võtta endale võimu ja võtta õiged otsused või kasulikumad sinu jaoks otsused, mitte elu jäämise otsused. Ehk kuidas seda hingamine saab kasutada, saab läbi aeglastatud hingamise, sa saad mõjutada oma närvisüsteemile ja oma vere- ja hormonaalsüsteemile. Ehk sa saad olla võimeline kõigeks, mis sinu elus toimub, kui sa mõjutad vaid hingamisega enda peale. Ja mida saab teha veel, et iseendale aidata, et niisutada ennast, niisutada oma keha. Lihtsalt joo vett, jälle ei ole midagi uut, aga vaata, kui näiteks see on meie kopsud.
ja kopsud on hästi niisutatud, sinu keha saab piisavalt vett, sinu keha saab hea hingamise praktikat, jalutuskäigud ja saab hea toidu, siis kogu keha seestpoolt ka töötab hästi. Kui meie ei niisuta meie keha, siis kõik meie keha osad lähevad nagu umbseks ja neil ei ole väga hea. Ja vaata, kui see on švamm, mis ei lähe lahti, sest ta on kuiv, siis meie tervis täpselt sama teeb, et ta ei saa nagu teiega teha oma funktsioonid, et ei saa ennast puhastada ja ei saa rikastada oma organid. Kui me teeme harjutused, kui me niisutame keha, siis nagu õitsevad meie kopsud ja nad töötavad hästi ja teevad kõik oma funktsioonid õieti. Nii et väga lihtne. Harjutused, füüsilised harjutused, hingamise praktikad ja niisutamine. See on kõige lihtsam, mida saab teha oma tervisele. Ja kuna ma tegelen massaažiga ja kehapraktikatega, muidugi ma saan rääkida palju kehast, mis toimub meie kehas ja kuidas saab hingamisega iseendale aidata. Ja kuna ma töötasin väga palju hingamisega, enda jaoks uurisin seda, kontrollisin või tegin enda uuringud koos klientidega ja oma pere pealt palju eksperimendid mul olid, siis ma võin öelda, et hingamise praktikat ma kasutan päris palju seansside ajal ja need praktikad tulevad juba kogemusega ehk hingamise praktika aitab lõdvestada rohkem. Vaata, kuidas töötab meie keha. Kui inimene on pinges vaimselt, meie keha läheb ka pingesse ja kui see on meie lihas, ja lihas on pinges, siis lihas ei ole väga paindlik. Ja kui ma teen massaaži selle lihase peale, siis on veel valusam, sest lihtsalt ei ole võimalik, ta ei ole lõdvestatud. Kui inimene hingab välja, füüsiliselt meie keha ei ole suuteline pinges olla, ei ole suuteline nagu pingutada lihased. Ehk kui me hingame välja, lihas läheb pehmemaks ja ma saan palju rohkem selle lihasega teha, isegi kui ta oli ennem valus. Kui me hingame välja, sellel ajal valupiir ei ole nii tugev, ei ole nii valus, et palju pehmem. Ja tänu sellele ma saan aidata ja lõdvestada sinu kehas need kohad, mis on pinges. Kuidas veel saab tugevdada, kui sa hingad välja häälega nagu ja kui sa hingad välja häälega, sa tugevdad oma lõdvestamine ja see aitab väga palju massaaži ajal, seansi ajal veelgi rohkem lõdvestada, et mina saaksin palju rohkem sinu kehale teha ja sinu kehale aidata. Mida toimub massaaži ajal? Massaaž ma alustan rinnalihastest, sest kõigepealt selleks, et lümfi panna tööle, siin on 2 kõige olulisemad tehased, kus lümf kõik sorteeritakse, mis läheb vere tagasi, mis läheb kehast välja, ehk ma aktiveerun lümfisüsteemi. Teine, ma lõdvestan lihased eespoolt ja valmistan ette tagumised lihased, mis tavaliselt kaasaegsel inimesel on pinges tihti. Kolmas, miks ma seda teen, et kui ma siin töötan kehaga, siis ma mõjutan ka hingamise peale ja hingamine läheb veelgi paremaks. Kui inimene on haige, mingi köhaoli või algab, et ma teen ka veel ekstra sellised harjutused nagu pumpamine või selline nagu, pumpamine, drenaaž, meie kopsude drenaaž, et aitan filtreerida, et õhk läheb palju sügavamale meie kopsudele
ja käib välja, et filtreerida täiega meie kopsud ja seda saab ainult massaaži ajal teha. Ise seda on väga raske teha, ehk massaaži ajal kahekesi me võime seda teha, filtreerida eestpoolt ja ka tagant. Mis veel aitab, kui tugevdada oma hingamise teed ja aidata nagu rohkem filtreerida, kui see on selg, selle peal abaluude vahel teha siin massaaži, et nagu lahti teha lihased, et me saaksime hingada nagu hea lind, et tiivad lahti ja selg sirge ja siis saab täie rinnaga hingada sisse välja. Järgmine, mis ma veel kasutan massaažide ajal, see on punktmassaaž. Punktmassaaž on shiatsu, see Jaapani massaaž. Vajutades kehapunktide peale ma aktiveerun kõik protsessid, mis meie kehas toimub ja aitan oma kehale veelgi paremini teha seda, mida ta oskab iseseisvalt teha. Siis kupud ja lümfimassaaž, ta hästi ka paneb tööle meie lümfisüsteem, meie vereringe ja samal ajal see hingamise teed. Et näiteks kui algab köha lapse peal või oma kodude inimeste peal, ma ka seda kasutan, et kohe kui hakkab mingi haigestumine tulema, ma panen kupud ja kupud nad aktiveeruvad lokaalselt kõik sisemised protsessid panevad meie vedelikud tööle ja siis siin nii kõik hästi aktiveerutakse, et selja peale ma panen kupud. Siin nii kõik hästi aktiveerutakse, et see haigus, mis jõudis läbi nina meie hingamise teede, ta ei lähe alla, sest siin on tugevad head protsessid toimuvad, mis nagu kaitsevad meid, meie tervis ja meie immuunsüsteem. Ja muidugi massaaž toksen. Toksen saab teha juba siis, kui teised massaažid on keelatud teha ja ma võin öelda, et saab kõik teised massaažid ära unustada ja ainult jääda seda toksen massaaži, sest toksen massaažiga saab palju asju lähendada tervisega ja toksen ta mõjutab nii sügavale, et massaaži ma teen, ma ei tea, 1-2 tundi, aga toksen massaaži mõju jääb kehasse veel paar päeva järgmised, ehk see keha kogu aeg töötab tänu sellele, et see on selline nagu impulsvibratsiooni massaaž ja tänu sellele kogu meie keha töötab täiega. Ja siis aroomimassaaž muidugi, sest meie aktiveerume kõik protsessid meie kehas läbi nina, sest me valime need õlid, mis meile aitavad oma tervist parandada ja aktiveerume lümfisüsteem, veresüsteemi, aga tugevdame väga nagu sügaval tasemel meie võimud. Ja tavaliselt, kuidas me valime need õlid massaaži ajal, mina ei käski, millised õlid me võtame selleks, et oma tööd teha. Mina annan sulle õlid nuusutada ja sina ei tea, millised need õlid on. Sinu nina valid ja sinu nina valib need, mis sul on vaja. Ma panin tähele, et inimesed, kes tulevad peale haigestumist, nad kindlasti, ma arvan, 100% inimestest on valinud eukalüptiõli, sest eukalüpt aitab meie hingamise süsteemile, tugevdab ja kui kehas on mingi pisik või jäägid haigusest, siis meie keha veel vajab seda tugi ja ta valib seda õli. Et see on kindel selline valik, mida inimesed teevad ise oma ninaga ja nad mõned räägivad, et ma üldse nagu mulle see lõhna ei meeldi üldse, aga enda jaoks nagu väga põnev oli, et ise on valinud seda. Millised arstid aitavad, et okei, sa saad ise endale aidata, jah. Teine, sina saad tulla massaažile, et meie saaksime tugevdada sinu immuunsüsteemi, hingamise süsteemi ja enesetuju parandada. Ja juhul, kui see läheb mingid probleemid tervisega, on arstid, kes aitavad. Ja selle video all ma jätan selline nimekiri, millised arstid mille eest vastutavad ja kuidas nad saavad sind aidata, juhul kui
see ei ole lihtsalt süütu pisik, mis tuleb ja läheb, et mida varem pöörduda arsti juurde, seda rohkem sa saad oma tervisele aidata. Ja nagu ma lubasin, tänase kohtumise lõpus ma jagan sinuga ühe praktika, mis lühike, kergesti tehtav ja seda on võimalik teha igal ajal. Ja see on hingamise praktika, et mis on vaja teha? Hingata. Unustada, et sinu suu oskab hingata, unustada selle ära ja panna suu kinni, et hingad ainult ninaga. Ja ainult nina saab hingata, sest siin on kõik filtrid ja kõik, mis meil on vaja. Ja nagu sa tead, et need filtrid, mis meil kehas on, nad aitavad ja puhastavad, et neid ei tasu ignoreerida. Ja milline praktika see on? Hingad sisse, hingad välja. Aga kuidas? See ongi kuula praegu tähelepanelik. Kui me võtame see hingamine nagu numbritega, hingame sisse näiteks 3-ga. Sina hingad nagu oma tempoga, nii kuidas sul on mugav. Näiteks 3-ga sa hingad sisse. Loed 3-ni, kui sa hingad sisse. Mugav, et sul oleks mugav. Siis sa hoiad õhku sees, loed 4-ni näiteks või 3-ni, 4-ni, et oleks samavõrdne hingamisega. Ja siis, kui sa hingad välja, see välja hingamine peaks olema 2 korda pikem kui hingamise sisse. Ehk kui 3-ga sa hingad sisse, siis 6-ga sa hingad välja. Ja selline nagu aeglastatud hingamine, ta hästi filtreerib sinu hingamise teed, hästi treenib sinu kopsud, puhastab keha sellest, mis meie kehas ei ole vajalik ja teeb meie närvisüsteemi tugevamaks. Väga hea, väga lihtne ja selline harjutus sa saad teha, ma ei tea, 5-10 korda päevas. Sellised nagu tsüklid. See ei ole palju, see võtab minut aega, seda aega sa võid kindlasti leida ja kuna sa juba tead sellest, ei ole hea jääda nagu infoalkoholiks, sa tead, kes see on, et tarbib info, aga ei tee sellega midagi. Et ma tean, et mina töötan ainult targade, õnnelikude ja tervede inimestega ja kui sina oled täna siin, siis sa oledki selline. Ja võta see harjutus, proovi lihtsalt ära usu mind, kontrolli kõik oma tervise pealt, kuidas sinu kehas kõik toimib ja sa näed, et sinu keha on sulle tänulik selle eest, et sa väga tublisti teed tööd oma kehaga. Ja nagu ma lubasin, et need 12 süsteemid me vaatame koos sinuga. Need saadet ma teen tasuta. Meie otsustasime oma tiimiga, et see on meie poolt selline kingitus, meie teadmised ja aeg. Ja järgmised teemad meie juba tänase hingamise süsteemiga meie juba vaatasime 4 süsteemid. Meil on jäänud veel mõned ja järgmine süsteem on seedimise süsteem. Ja seda me vaatame juba esmaspäeval kell 9:30, nagu juba see traditsiooniks läinud. Et iga esmaspäev ja neljapäev kell 9:30 me kohtume ja ma räägin sellest süsteemist, nendest süsteemidest ja jagan sinuga info, mis saab tugevdada sinu tervis. Ole terve, ole tubli ja varsti näeme.